Mis on epoksivaik ja kuidas seda tehakse? Tere, insenerihuvilised! Kas olete kunagi imetlenud neid puidust laudu, millel on särava vaiguga jõed, peegelsileda viimistustega põrandaid või isegi midagi parandanud ülitugeva liimiga? Tõenäoliselt oled sa juba kokku puutunud epoksivaiguga. See tundub lausa maagiline, kui see muutub viskoossest vedelikust tugevaks, vastupidavaks ja uskumatult läikivaks tahkeks materjaliks. Aga kuidas see muutus toimub ja mis on tegelikult epoksivaik? Epoksivaik on oma olemuselt teatud tüüpi termoreaktiivne polümeer, aga mida see lihtsamalt öeldes tähendab? Kujuta ette, et see on nagu eriline plast. Erinevalt mõnest plastist, mida saab mitu korda sulatada ja ümber vormida, näiteks PET-pudel, mis on termoplastiline. Epoksivaik, kui see on kõvastunud ehk tahkunud, ei saa enam sulatada ega selle kuju muuta. Kuumuse mõjul muutub see materjal püsivalt jäigaks ja vastupidavaks. Epoksivaigu suurim omadus on see, et see tuleb tavaliselt kahes eraldi vedelas komponendis, mis õiges vahekorras kokku segades reageerivad keemiliselt ja kõvastuvad. Seda protsessi nimetamegi kõvenemiseks. See annabki sellele muljetavaldavad tugevuse, vastupidavuse, kestuse ja nakkuvuse omadused. Aga selleks, et mõista, kuidas see toimib, peame teadma, millest see koosneb. Niisiis, mis on selle maagia koostisosad? Epoksiidvaigu moodustamiseks on vaja kahte peamist koostisosa, mis segunevad, et luua lõplik aine. Vaigu enda ehk osa A ja kõvendi ehk osa B, mida nimetatakse ka katalüsaatoriks. Osa A, vaik, on keemiliselt nimetatud prepolümeeriks või oligomeeriks. Enamik levinumaid epoksiidvaike toodetakse reaktsioonilainega, mida nimetatakse bisfenool A-ks ja epiklorohüdriiniga. Aga ära muretse nende keeruliste nimede pärast. Oluline on siin mõista, et see kombinatsioon moodustab molekulid, mille otstes on epoksiidrühmad. Mõtle neist epoksiidrühmadest kui tätetest või konksudest, mis ootavad, et teiste molekulidega ühineda. Just see, molekulaarstruktuur annab epoksiidvaigule selle reaktsiooni võime ja võime moodustada tahke kolmemõõtmelise võrgu. Ilma teise komponendita jääks vaik vedelaks ega kõveneks kunagi täielikult. Aga kui vaik üksi ei kõvene, siis mis teeb selle nii vastupidavaks? Siin tuleb mängu teine oluline komponent, kõvendaja ehk B-osa katalüsaator. See on aine, mis aktiveerib vaigu ja paneb selle kõvenema. Kõige tavalisemad kõvendajad epovaikude jaoks on keemilised ühendid, mida tuntakse polüamiidide või anhüdriididena. Nende ainete ülesanne on reageerida vaigus olevate epoksirühmadega. Kujuta ette, et vaigul on mitu konksu ja kõvendajal on mitu aasa, mis sobituvad omavahel ideaalselt. Kui segad neid kahte õiges vahekorras, hakkavad need konksud ja aasad omavahel sidemeid looma, moodustades keeruka ja omavahel seotud molekulaarvõrgustiku. See võrgustik annabki kõvastunud materjalile selle jäikuse, keemilise ja mehaanilise vastupidavuse. Vaigu ja kõvendi segamissuhe on täiesti ülioluline. Kui paned ühest liiga palju ja teisest liiga vähe, siis kõvastumisreaktsioon ei toimu. Ja vaik võib jääda kleepuvaks, pehmeks ega saavuta maksimaalset tugevust. Aga kuidas need kaks vedelikku muutuvad nii tahkeks ja vastupidavaks materjaliks? Epovaigu kõvenemise protsess on põnev keemiline reaktsioon, mida nimetatakse polümerisatsiooniks, täpsemalt lisandpolümerisatsiooniks või mõnel juhul rõnga avanemisega polümerisatsiooniks. Kui vaiku ehk osa A ja kõvendit ehk osa B segatakse, hakkavad kõvendi molekulid ründama vaigu molekulide epoksiorõngaid. See avab need rõngad ja võimaldab uute keemiliste sidemete tekkimist. Need sidemed ei ole lihtsad, vaid moodustavad keeruka kolmemõõtmelise võrgu nagu ülivastupidav ämblikuvõrk, mis põimub igas suunas.
See on põhjus, miks kõvastunud epoksidvaik on nii jäik ja vastupidav. Selle reaktsiooni käigus juhtub midagi väga olulist. Eraldub soojust. See protsess on eksotermiline. See tähendab, et see vabastab energiat soojuse kujul. Sa võid isegi tunda, kuidas segamisnõu läheb soojaks. Seepärast, kui sa segad suures koguses vaiku, võib see liiga kuumaks minna ja väga kiiresti kõveneda. Mõnikord hakkab see isegi mullitama või pragunema. Kõvenemisaeg on aeg, mis kulub selleks, et vaik saavutaks oma lõpliku kõvaduse ja omadused. See võib varieeruda minutite kuni tundideni, sõltuvalt vaigu ja kõvendi tüübist, ümbritseva õhu temperatuurist ja segatud kogusest. Kui see kolmemõõtmeline võrgustik on täielikult moodustunud, on vaik kõvenenud ja seda ei saa enam tagasi pöörata. Kus täpselt me igapäevaelus epoksivaiku leiame? Millised on selle peamised kasutusalad? Epoksivaigu mitmekülgsus on üks selle suurimaid eeliseid, mis teeb sellest asendamatu materjali paljudes valdkondades. Üks kõige nähtavamaid ja esteetiliselt kõitvamaid kasutusviise on kunstiliste ja dekoratiivsete esemete loomine, nagu kuulsad river tables ehk epoksivaigust jõega lauad, ehted ning tööpindade ja põrandate kattematerjalid. Selle võime olla pigmenteeritud ja esemeid kapseldada, avab terve maailma loomingunisi võimalusi, kuid selle kasutusvõimalused ulatuvad palju kaugemale esteetikast. Ehitussektoris kasutatakse epoksivaiku liimina betooni, mördi ning tööstus- ja elamupõrandate kattematerjalina, pakkudes suurt vastupidavust, kulumiskindlust, keemilist vastupidavust ja löögikindlust. Mõelge garaažidele, tehastele ja haiglatele. Paljudes neist kohtades kasutatakse epoksivaigust põrandaid nende vastupidavuse ja lihtsa puhastatavuse tõttu. See on samuti oluline komposiitmaterjalide nagu süsinikkiud ja klaaskiud tootmisel, olles liimiks, mis ühendab ja kõvendab kiud, et moodustada kergeid ja äärmiselt vastupidavaid detaile, mida kasutatakse lennukites, võidusõiduautodes, paatides ja spordivarustuses. Elektroonikas kasutatakse epoksivaiku tundlike komponentide kapseldamiseks, kaitstes neid niiskuse, tolmu ja mehaaniliste löökide eest ning tagades trüppplaatide ja teiste seadmete vastupidavuse. Lisaks on see tugev struktuurliim, mis suudab ühendada erinevaid materjale muljet avaldava tugevusega. Seda kasutatakse autoremondis, lennujaamades ja isegi kodustes projektides. Nii mitmekülgse ja vastupidava materjali puhul tekib küsimus, kas epoksivaigu kasutamine on ohutu ja lihtne? Kuigi epoksivaik on suurepärane materjal, on väga oluline seda kasutada ettevaatlikult ja järgida tootja soovitusi. Kuna tegemist on vedelas olekus keemilise ainega, võib see põhjustada naha, silmade ja hingamisteede ärritust. Seetõttu on isikukaitsevahendite kasutamine ülioluline. Nitvillkinnaste, kaitseprillide ning kinnistes või halvasti ventileeritud ruumides ka sobiva respiraatori kasutamine on hädavajalik. Töökoha ventilatsioon on väga oluline tegur, et hajutada aurusid, mida võib sisse hingata. Lisaks on vaigu ja kõvendi täpne segamissuhe ülioluline. Igasugune viga võib mõjutada kõvenemise kvaliteeti, mille tulemuseks on kleepuv, rabed või oma maksimaalseid omadusi mitte saavutav materjal. Toatemperatuur mõjutab samuti kõvenemisaega, kiirendades seda soojadel päevadel ja aeglustades külmadel päevadel. Seetõttu tutvu alati toote tehnilise lehe ja tootja juhistega, et tagada ohutu töö ja oodatud tulemus. Kui oled siiani vaadanud ja video meeldis, siis telli kanal. Kui sa pole veel tellinud, pane like ja aktiveeri teavituste kelluke. Ja kui leiad, et meie sisu on huvitav, kaalu liikmeks hakkamist, et aidata meil jätkata sisu loomist siin platvormil ning saada meie videotes mainitud. Ja kui oled uudishimulik ja tahad rohkem teada meie soovitatud kursuste kohta, siis kasuta siin kõrval olevat QR-koodi või video kirjelduses olevat linki, et saada ligipääs mitmetele võimalustele, arendada erinevaid oskusi, mis annavad sinu karjäärile eelise.
Ja kuidas? Kas sul on juba mõni olnud? Kas sul on olnud kogemusi epoksüvaiguga? Oled sa juba loonud midagi uskumatut? Või oled seda kohanud mõnes tootes, kus sa poleks seda oodanud? Milline epoksüvaigu kasutusviis üllatab sind kõige rohkem? Jäta oma arvamus kommentaaridesse. Ma tahaksin teada. Siin samas kõrval on 2 huvitavat videot, mida sa pead kindlasti vaatama, et laiendada oma teadmisi ja rahuldada oma uudishimu. Ja kui sa tahad meid toetada, pane videole like, telli kanal, aktiveeri kelluke ja kaalu võimalus saada kanali liikmeks. Just nii inseneeriteaduse austajad. Suur kallistus ja kohtume järgmises videos.